Siis ma räägin, mis me täna teeme. Tänases tunnis me kordame tekstülesannete lahendamist, et kuidas neid tekstülesandeid ikkagi lahendada. Selle jaoks me teeme erinevaid ülesandeid tekstülesannetega. Vaatame, kuidas teil tuleb välja ning siis saavad need lapsed, kes juba väga hästi oskavad, teisi õpetada. Ja kui meil jääb tunni lõpus aega, siis me harjutame 10 Monkis lehel veel arutamist. Ei, kui meil jääb tunni lõpus aega, siis me teeme 10 Monkis, siis kordame. On selge? Kas selle jaoks me kirjutame kõik tööühikus? Tööraamatusse me kirjutab. Kas keegi oskab öelda, mis võiks olla selle tunni eesmärk, millest ma praegu rääkisin? Mis sa mõtled, Eva? Mina mõtlen, ma tean tekst lahendamist. Ma tean tekstülesandeid? Jah. Nii, näesta, mis ma oskan tekstülesandeid lahendada. Selle tunni lõpus ma oskan lahendada tekstülesandeid. Jaa, see on sama, mis näesta ütles. Nii, kas see eesmärk sobib? Jaa, ma oskan lahendada. Mis on tekstülesandeid? Kus on tekst, tehe ja vastus. Nii, oskan lahendada tekstülesannet. Praegu sa ei oska. Ja selle tunni lõpuks sa oskad juba paremini lahendada tekstülesannet. Sa oled sellepärast koolis, et õppida. Kui sa praegu veel ei oska, siis selles tunnis sa kordad ja õpid ja tunni lõppedes sa oskad. Kui tund saab läbi, siis vaatame, kui palju sa tähendad. Kas me vaatame, kui tööd? Vaatame, kuidas me jõuame. Nii, aga soojenduseks. Kirjutan tahvlile ühe superarvutuse. Ja kes ütleb esimesena vastuse, see võidab. Oled valmis? Õpetaja, aga mis keegi võidab? Siis ta võidab. Võid kasutada paberit ja arvutada kirjalikult, kui sul on vaja. Nii, läks. Saada!
29. Ei ole. 89 on õige vastus ja kõige esimesena Stanislav ütles vastuse väga hästi. Võit on sinu, palun. Nii, aga nüüd siis tekstiülesannete juurde. Ja kõige esimesena palun tee lahti oma ruuduline vihik. Kirjutab see kõige juba lahti. Ja teeme nüüd nii, et mina ütlen, kes räägib. Koha pealt ei karju. Aga kas me proovime tegema tekstiülesande esimeseks koos, üks ja siis ise just, sul on õigus. Nii, ja tekstiülesanne, mida me esimesena hakkame koos lahendama, on selline. Nii. Ja kõige esimesena, kui sul on tekstiülesanne, kes tahab öelda, tõstab käe, mida peab tegema esimesena, kui sa näed, et sul on tekstiülesanne? Anna. loed tekstiülesanne. Pean lugema teksti. Palun loeme kõik koos. Kapten, trumm ja kuusmoor pääsid esimesel päeval õilistest rannast 62 lindu. Teisel päeval päästsid nad 9 lindu vähem. Mitu lindu päästsid nad teisel päeval. Nii, loetud. Mida peab tegema järgmisena? loe üks kord veel. Peab lugema ühe korra veel, et saada aru, jah? Loeme. Kapten, trumm ja kuusmoor päästsid esimesel päeval õilisest rannast 62 lindu. Teisel päeval päästsid nad 9 lindu vähem. Mitu lindu päästsid nad teisel päeval. Mida me teeme nüüd, kui meil on loetud? Eva? loeme küsimuse. Ei, veel ei loe küsimust. Mis me enne teeme? Juliana? me teeme joonistan. Artjom, kas sa oled Juliana? Palun, Juliana, ma ei kuule. mõtlen või joonistan, mida ma tean. Just, me peame mõtlema, mida me teame. Nii, mida me teame, Talis?
Esimesel päeval kapten Trumm ja Kunksmoor aitasid 62 lindu. Seda me teame. Mida me veel teame? Järgmisel päeva ta aitasin 9 lindu. Kas sa oled nõus, et nad järgmisel päeval aitasid 9 lindu? Ei, nad aitasid 9 lindu vähem. Nii, mõtlesime, mis me teame. Mis nüüd teeme, Sofia? Loen küsimuse. Mitu lindu päästsid nad teisel päeval? Nii, lugesime küsimuse. Mis nüüd teeme? Juliana, mis nüüd teeme? Nüüd meil on vaja mõelda, kas on pluss või miinus. Aga kus sa tead? Vähem, just. Ja millise tehte me teeme? Kononenko, millise tehte me teeme? 62 miinus 9. Just, pane kirja ja kirjuta vastus ka. 56. Aga peab kirjutama aga peab kirjutama küsimus. Siia võib kirjutada. Nii, Žeina, mis vastus on? 62 miinus 9. 53. Ma tean, mis vastas. Nii, kui me oleme saanud teada, et 62 miinus 9 on 53, siis mida me nüüd peame tegema? Vastas. Anna. Loeme ühe korra veel küsimuse, aga miks me loeme seda küsimust veel korra? Me teame, mis vastus on. Just, et vastus tuleb küsimusest. Jah, Arseni, vastus tuleb küsimusest. Nii, loeme veel korra küsimuse. Kõik koos. Mitu lindu päästsid nad teisel päeval? Nii, ja kuidas siis siit tuleb vastus? 50. Nii, palun, Maria. Vaata siia, Arseni, vaata siia. Kuidas me teeme vastust? Nad päästsid teisel päeval 53 lindu. Samad sõnad, just teisel päeval päästsid. Pane kirja vastus. Ma panin natuke teistmoodi. Aga Jaa, niimoodi võid ka panna, nad päästsid, see on ka õige. Teisel päeval päästsid nad 53 lindu. võib ka nad päästsid 53 lindu. Teisel päeval. Esimesel päeval nad päästsid 62. Ei, nad päästsid 30. Nad päästsid 62 pluss 53 lindu. Esimesel päeval nad päästsid 62 ja teisel päeval nad päästsid 53. Teisel päeval. Kellel on vastus kirjutatud, paneb pilku kinni, siis ma näen.
see ülesande. Siin on ka tekstiülesanne. Ja selle sa pead tegema ise. Vaikselt ise. Sa kirjutad siia, kas siia kõrvale või siia taha oma nime ja hakkad tegema vastus ja tehe. Esimesena tehe, siis vastus. Selge? Nii, kas on küsimusi, mida me hakkame tegema? Nii, saad endale ülesande, kirjutad peale nime ja hakkad kiiresti lahendama. 5 minutit on aega selle ülesande tegemiseks. Kohe, kui sa saad paberi, hakka tegema. Nimi, tehe, vastus. Ja keegi ei räägi, sest see on täiesti iseseisev. Täiesti iseseisev. Nagu kodus töö. Kui sa ei oska, siis ära ole kurb. Me praegu õpime. Ei pea olema kurb. Ja 2 minutit veel aega. Vaata, kas nimi on peal. Nii. Ja too paber minu kätte, istu tagasi oma kohale. Nii peal.
Artjom ja Darius ka kuulavad nii. Pane palun edasi. Nüüd ma jagan teile tagasi need paberid ja sa saad kellegi teise oma. Ja siis me koos vaatame, kuidas läks. Nii. Aga kui sa annad mulle minu? Palun. Nii, palun ära praegu veel midagi kirjuta. Vaatame koos. Sa võid juba lugeda, mis sa seal näed kirjas, aga palun ära midagi kirjuta. Nii, ja nüüd sul on teise lapse ülesanne. Maria. Darius, midagi ei kirjuta. Nii, loe palun tekst, Sofia. 23. Tekst. Uudistes puudus 23. Taevas lendas 8 lindu, rohkem mitu lindu lendas taevas. Nii, milline võis olla tehe seni? 23 plus 8 on 31. Miks selline tehe? Sofia. Et siin kirjas 8 lindu on rohkem. Just, kui sinu paberil on tehe 23 pluss 8 on võrdne 31-ga, siis märgi siia palun pluss. Kui sinu paberil on midagi valesti, siis paranda, nagu õpetaja parandab. Oskar, mis on õige vastus? Ma mõtlen, et õige vastus on taevas lendas 31 lindu. Just, see on õige vastus. Miks te räägite kõik koos? Õige vastus on taevas lendas 31 lindu või 31 lindu lendas taevas või lendas taevas 31 lindu. Kui on selline vastus, see on õige. Aga kui on Siis on vale. Nii, Sofia. Aga ma mõtlesin, et taevas lendas lindu 31. Jaa, kui need sõnad, siis on õige. Õpetaja, sa kirjutasid nagu mulle taevas lendas 31 lindu. Nii, ja nüüd. Oskar, kuule, mis nüüd? Palun pane minu vasaku käe peale. See töö. Kuula palun lõpuni. Minu vasaku käe peale see töö, kus oli valesti, kus ei olnud õigesti. Ja parema käe peale, kus kõik oli õige. Ja istu uuesti oma kohale.
oi, kõik saab pluss. Nii, ja nüüd vaata, meil on 1, 2, 3. Kas see on õigesti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mis on? Nii, meil on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lastel oleks kõik õigesti. Nemad on nüüd õpetajad. Palun tule seisa vaikselt tahvli ette. Jõun Kononenko. Vaikselt ja kiiresti seisa tahvli ette. Anna. Stanovitš. Angelina. Roman. Aleksandra. Nastja. Eva. Darius. Sofia. Uljana. Maria ja Stas. Nii. Stas, ära siis tule, kui see ei sobi. Nii, teie olete õpetajad. Teie olete õpetajad ja teie saate omale õpilased. Nii, Aleksandra, palun istu Arseni kõrvale. Damir, palun istu siia. Artjom, palun istu siia. Maksim, palun istu siia. Nii, Ženja, istu palun Oskari kõrvale. Nii, Sergei, istu palun sinna Eva kohale. Kuulge õpetajad. Nii, ja nüüd Aleksandra, palun esine. Nastja, Sofia. Sinna taha. Nii, Roman, Uljana, Maria, Angelina, Kononenko, Darius, Eva, Uljana, Anna. Ja Stas, milliseks sa tahad minna? Jah, kõik oma paasad, milliseks sa tahad minna? Siia. Nüüd, seal lauas ja siin lauas igal õpetajal on üks õpilane. Kas on nii? Nii, kas teil on nii? Kes on sinu õpilane? Nii. Nii. Artjom, palun mine oma õpilase juurde. Palun mine oma õpilase juurde. Nii, kas teil on õpilased? Rooma, kes sinu õpilane on? Kes sinu õpilane on? Nii, Angelina, kes sinu õpilane on? Nii, Eva, kes sinu õpilane on? Nii, siis Stas ja Eva on koos. Nii. Ja õpetatagi. Nii, ja kuuleme seal. Minu õpilane on. Artjom Kononenko. Õpilased võtavad lahti vihiku. 5, 4, 3, 2, 1. Õpilastel on vihik lahti.
täpselt nii, nagu mina ütlen, siis me jõuame tunni lõpus võtta ka tahvelarvuti. Õpetaja on õpilase kõrval, kas seisab või istub. Õpilasel on vihik lahti. Nii, ja nüüd ma panen Smart-tahvlile ülesande. Õpetaja räägib oma õpilasele, kuidas seda teha, aga ei ütle ette, vaid õpetab. Kas on selge? Teine A. Mis juhtus? Õpetajad aitavad õpilastel teha ülesannet. Ülesanne tuleb
Eeva. Nii, praegu meil jäi väga vähe aega, tund sai läbi, aga ära kurvasta, meil on järgmine tund tarbekunst ja me seal alguses natukene arvutame tahvelarvutitega, et sa ikka saaksid arvutada.